ühelt poolt on see võimekuste loomine. See, et sul on mingid eesmärgid, mida sa tahad saavutada, mida omanikud on ette kirjutanud või sa ise oled endale seadnud. Nüüd selleks, et seda saavutada, sul on vaja luua teatavad võimekused oma ettevõtte sees. Et sa lood need võimekused, et sa lood selle motivatsiooni sinna võimekuste otsa ja sa annad inimestele selle vabaduse, et nad saavad tegutseda. Et sa ei ole niimoodi, et sa nüüd iga kuu vaatame siin täpselt, et mis number nüüd oli, et näed, et siin on see number ei ole väga hea number, et palun esita mulle nüüd tegevusplaan, kuidas see number nüüd paremaks muutub, et siin see niimoodi ei käi, siin käib pigem selle järgi, et inimesed lihtsalt tunnetavad, et nad saavad oma valdkonnas hakkama või ei saa, kui ei saa, siis me räägime sellest ja muidu on sul suhteliselt vabad käed nagu tegutsemiseks oma teemas. Aga mis on nagu oluline selle puhul on see sama, et me istume koos. Ehk siis me kutsume oma neid business unit managerideks, neid äriüksuste juhte, eks on kõige suuremad juhid siin ettevõttes, me istume ühes toas. Ehk siis ei ole nagu sellist nagu seina meie vahel, et lepime kokku audientsi ja räägime kord kuus, vaid see, et me istume ühes toas. Kui sul on nagu mõte, sul on mingi emotsioon, paiska see välja kohe siin samas. Ja kui ei ole, ei juhtu ka midagi. Jah, me käime iga nädal koos, me käime iga nädal ja räägime oma vahel ka loomulikult, jagame see informatsiooni, mis meil on ja seame oma eesmärke ja mõtleme oma strateegiaid läbi. Aga baaspõhimõte on see, et me istume ja me toimime koos ja täpselt samamoodi toimivad meie üksused, et üksuste juhid istuvad oma meeskondadega koos.